Meil on hea meel teid kutsuda Renault salongi ABT Motors Tallinnas Paldiski maanteel, kuna siia salongi on mõned hetked tagasi jõudnud täiesti tuttus Renault Megane, mis on Eesti inimeste seas väga populaarne ja armastatud ja küllap see uus mudel saab ka väga populaarseks. Lähme vaatame, millega tegemist on. Mul on tõesti hea meel teile näidata siin kohapeal uut Renault Megane Universaali. Auto on täiesti uus, värske siin Paldiski maanteel 105 Tallinnas. Eestis neid ei tohikski eriti palju veel olla. Ja auto on suurem, eelmisest mudelist on suurem kui luukpära, teljevahe on pikem, ruumi on rohkem, eriti just tagaistmel. Pagasiruum on klassi üks paremaid, topeltpõhi, istmed saab siladeks klappida, hea auto. Masin selles mõttes on üks omas klassis kindlasti esinduslikumaid, vaadates visuaalselt autole peale, siis on võetud üle see ikkagi jõuline joon ja mitte enam, ütleme, ei ole siis ka madalama otsa hindalates autot sellise natukene lihtsama välimusega, vaid ikkagi täismäng kõigil. Põhimõtteliselt küll, et Renault on teinud väga suure sammu edasi võrreldes eelmise Megane'iga ja materjalid, koostöö kvaliteet, kõik on hoopis teine. Ja ka klassis lisad ei ole väga tavapärased, et adaptiivne püsikiirushoid ja pimenurga jälgimine, reavahetusabi, head-up display, täis LED esituled, et see on kõik juba tulevik, juba täna. Sa võtsid nõuks näidata meile kahte mudelit, üks meil siin salongis kõrval, see on üks kõige paremas varustuses olevaid diiselmudeleid, aga õues, ma saan aru, on ka üpris võimas bensumootor, et see näitab seda ampluaad ikka päris laia mootorite puhul. Nii ongi, et mootorid algavad 1,6 liitrist vabalt hingavast ja liiguvad 1,6 liitrise turbomootorini, millel on 205 hobujõudu. Et kui varasemalt oli väga teada-tuntud Renault RS mudelit, siis nüüd on toodud vahel ka veel GT mudel, millel on 205 hobujõudu, 151 kilovatti, EDC topeltsiduriga käigukast, 0-100 läheb 7,1 sekundit, et päris hea pereauto. Mis sa arvad selle mudeli puhul, mis see kõige populaarsemaks võiks osutuda, et me teame, et kubatuurid lähevad järjest väiksemaks, igast mootorist pigistatakse maksimum välja ja on nad tõestanud siin juba 100 000 sõidukilomeetrite jooksul, et nad ju papist ei ole ja et mis see kõige populaarsem valik võiks olla Eesti inimese jaoks? Usun, et üks populaarsemaid saab olema 1,2 liitrine turbomootor manuaalkäigukastiga, et hind on hea, kütet võtab vähe, võimsust on piisavalt, rahvale meeldib. Ja siis loomulikult klassikalised Renault ökonoomsed diiselmootorid. Ma vaatasin autosse sisse, siis tegelikult päris palju sai võrrelda talismaniga, loomulikult täiesti teisest klassist auto, aga ka sisu on väga paljudel masinatel või automarkidel pole niimoodi, et lisaks välimusele ka sisu üritatakse ühtlustada. Renault ongi üritanud nüüd nii välimust kui siis salongi autodel teha ühtemoodi, et samasugused lisad, samasugused suured ekraanid, LED-tuled, et oleks äratuntav suur Renault märk autoninas, ees ja taga 3D LED-tuled, selline on Renault tänane joon. Istudes Megane sisse, siis jääb silma, et vähe sellest, et autosid väljaspoolt hakatakse ühtlustama, kõik ninad jäävad samamoodi välja, sama voolujoonelisus, siis päris mitu kaasarvatud Renault on võtnud ka nõuks teha seest üsna sarnaseks. Ehk kui sa istud sisse Megane'i ja sealt edasi talismani, siis vähem vilunud silm ei pruugigi väga palju vahest aru saada. Sellegipoolest auto on ikkagi oma iseloomuga, on ta päris sellise hea tunnetusega, kui sa linnas sõidad, ei teki sellist tunnet, et auto kisub ühele või teisele poole, arvestades meie linnatänavaid. Nii et on igati soliidse masinaga ja hinna poolest samamoodi, kui ikkagi kõik hind jääb sinna 25 ja natuke peale 1000 juurde, siis on see päris soliidne tulemus, arvestades, et mõned konkurendid on suutnud erinevate lisadega selle hinna ikkagi tugevalt üle 30 aeda, kes siis sellele mudeliga konkureerivad. Nii et ma arvan, et Megane on selle hea kindel valik ja kuna ta on siin aastate jooksul eestlaste seas väga populaarne olnud, siis ka uus mudel saab armastatuks ja seda ostetakse palju.